Tere, olen siis Marvin Martinson, riigipilvesüsteemi administraator. Et äkki keegi on mind kuulnud varasemalt minust, et ma siis räägin integreeritud pilvevarundusest, mis on siis riigipilve teenus. Mis meil siis ennem kasutuses oli Trilio. Trilio tuli siis konsortsiumist kaasa riigipilve väljaastuga. Trilio on siis äriliselt asub USA-s, aga enamus arendus ja supporti on siis Indias, mis on mõnes mõttes nagu tähtis. Ja siis, mis me Triliost kasutame, on siis Trilio for OpenStack, kuna meil on OpenStacki hypervisor kasutuses. Et ma nüüd räägin täpsemalt probleemidest, mis seal Trilios tekkisid, et siin võid kahte tüüpi probleemi, ühed on tellija probleemid ja siis on probleemid haldustiimi ja tellijad on siis riigipilve kliendid. Et põhiprobleemid olid siis jõudlus ja loogikavead. Ehk siis oli aeglane varundus, aeglane taastamine, suures mahus varunduste kustutamine, taastamised projektidesse, erinevatesse saitidesse ja läksid ka katki retentionid ehk siis vanade varunduste kustutamised, mis siis omakorda tekitas arvelduse probleeme. Ja kuna vanu retentionid, vanu varundusi kustutatud, siis see tekitas omakorda kõike seda aegluse probleeme, ehk siis see oli üks lõputu lumepall, mis kogu aeg veeres ja veeres. Mis olid probleemid haldustiimile? No näiteks, kui klient tahtis suuremas mahus ära kustutada varundusi, siis kogu see teenus lihtsalt jooksis kokku. Et isegi kui ta oli klastris, siis ta ei suunanud uusi töösid teiste klastri õlgade peale. Ja siis see kokkujooksmine mõjutas ka käimasolevaid varundustöösid. Uued varundustööd küll läksid tööle, aga uued varundustööd ei lõpetanud enda tööd normaalselt ära ja põhimõtteliselt kõikide nende probleemide korral tuli siis pöörduda supporti. Järgmised probleemid on see, et uuendusi tuli vähe, uuendused kestsid, tooteuuendus oli 4-5 päeva, päev läks lihtsalt selle alla, et sa pidid ootama, kui vanad varundused ära lõpetavad, et saaks hakata uuendust tegema ja 5. päev oli lihtsalt valideerimine, et kas scheduleri poolt käima pandud automaatsed varundused lõpetaksid siis töö ära. Ja siis siin tuleb see India mängu, et Indias on kahjuks väga palju riigipühasid, millel inimesed saavad vabu päevi. Et millegipärast meie tööd sattusid alati kuupäevadele, kui olid mingid riigipühad seal. Ja siis ühe korra tuli siis põhimõtteliselt mingi kõrgema taseme support üles leida, meil oli mingi probleem. No põhimõtteliselt, mida ta teeb, on see, et kui sa klastri ära uuendad, siis tuleb importida kõik varundused uuesti sisse, ehk see on väga pikk protsess. Ja siis see protsess ei töötanud, siis saadi kuskilt öösel saadi siis mingi support inimene kõrgema tasemega ja siis see põhimõtteliselt tuli laivi koodi muutmist, mingi koodiviga oli. Aga see kood nägi umbes välja niimoodi, et oli suur pikk try catch ja siis kõik see try catch'i sisu ei mahtunud ühe ekraani peal äragi. Ehk siis seal oli väga palju nagu mitte või heasid musternäiteid, kuidas koodi kirjutada. Siis järgnevad probleemid olid see, et kontrollida varunduste terviklikkust, ehk siis Trilio küll ütles, et kõik on roheline, aga tegelikult see varunduse kett või siis see varunduspuu ei olnud tegelikult terve, et seal oli katki olevaid varundusi, aga Trilio nagu see toode ise selle kohta mitte midagi ütelnud. Siis meil tekkisid probleemid selle Storagega, et Storagele tekitati hästi suur latents, siis tekitati Storagesse palju garbage'it, et slaidi peal on kirjas, et me kasutasime Dell ECSS3 ja tipphetkel oli meil garbage oli 200 tera, mis oli siis tekitatud selle varundustarkvara poolt põhimõtteliselt. Ja siis olid ka seal elementaarsed suhtlus selle Storagega, lihtsalt pakettide tasemel lihtsalt saadeti korduv pakette, kuna mingid päringud ei läinud läbi. Ja kokku siis meil kulus üks inimese täistöö aeg läks põhimõtteliselt selle varundustarkvara töös hoidmisele, pluss varunduste terviklikkuse kontroll ja siis kokku
2,5 aastaga, siis ma vaatasin üle, et on tehtud sinna 104 tiketit, mis siis teeb umbes 5-6 tiketit kuus. Ehk siis kui võtta see, et kuidas tiketitega töötada, siis nagu nendega tuleb hästi intensiivselt vastata, kogu aeg jälgida, kui nemad midagi postitavad, et siis vastata võimalikult kiiresti, muidu see kukub lihtsalt maha laualt. Ehk see oli suht suur koormus. Ehk siis meil oli probleem, meil oli vaja uut alternatiivi ja mis siis uuteks alternatiivideks oli, kuna meil on see OpenStack, siis oli vaja kindlasti seda tuge, et oleks edasi müüa Eestis, et saaks, kui oleks probleemi, siis saab sealt kaudu ka eskaleerida ja sealt oleksid elementaarsed nagu varundustarkvara nõuded, nagu näiteks, et sa saad mitut erinevat Storaget külge panna, et Trilio miinus oli meil see, et me tahtsime Storaget vahetada, aga põhimõtteliselt, et Storaget vahetada, siis sa pead liigutama andmed ühe Storaga pealt teise Storaga peale ja siis sa saad võtta teise Storaga käiku, aga see tähendab, et kogu see aeg see programmi tööta, mis oleks selle kolimise tulemus olnud, kas need oleksid teise Storaga pealt ilusti tööle hakanud, seda ei tea, ehk siis see downtime oleks olnud liiga pikk. Mis siis alternatiivideks olid vProtecti tarkvara Storeware'ilt, Veritas NetBackupis tekkis selline lahe asi, et seal avastasime, et seal on ka siis mingi OpenStacki võimalus olemas, kui hakkasime süübima sinna sellesse, siis avastasime, et nad on mingis osas Trilio ära ostnud või on Triliolt ostnud koodi ja siis hakkasid seda ise arendama edasi nagu. Ja siis kolmas on Akura Hystaxioma, mis siis on osaliselt Yandexile, osanikest on Yandex ja seda ei saanud kasutada, kuna seotud Venemaaga. Millega me testima hakkasime, oli Storeware vProtect ja siis ma toon siin välja, mis on siis plussid nagu nii kliendi vaatest kui meil haldustiimi vaates, et üks suur pluss, ta suhtleb veel OpenStackiga, aga ta suhtleb ka otse meie Storagega oskab suhelda, ehk meil on Storageks backendis kasutuses Ceph. Ja kuna ta oskab sellega otse suhelda, siis me saame sealt võtta otse andmed ja pumbata need varundustarkvarasse. Ehk siis see annab meile juurde jõudlust, ehk me saame kiiremini varundada, me saame kiiremini taastada. Ja siis plussideks tuli veel juurde see, et saab teise saiti taastada, saab teistesse projektidesse taastada. Siis kliendile teeb juurde selle, et saab teha paremini läbi taasteteste, et Trilliga sai ainult samasse saiti taastada, samasse projekti, ehk siis aga samas projektis, kus sul on live, siis sinna taastada on ka natukene jama ja ohtlik, et võib mingi näpuka teha. Ja mis meil haldustiimi poolt veel on hea, on see, et kui Trillios oli upgrade oli seal 4-5 päeva, siis siin me saame, kui me lihvime protsessi, saame äkki poole tunniga tehtud. Tund ja pool tundi on. Ja see, kuna varundused ja taasted on kiiremini, siis see suurendab meie seda akent, et me ei pea ootama nii palju, et millal need varundused on ära lõppenud, et me saame põhimõtteliselt, tal on hommikuks kõik tehtud ja me saame põhimõtteliselt hakata kohe nagu pihta nagu põhimõtteliselt upgrade'iga, hooldustöödega. Ja mis meil tegi raamatupidamise või hangete koha pealt paremaks, tegi see, et meil on raporteerimine vastavalt siis sellele, et kui palju me kasutame, et Trillios me pidime igapäevaselt jälgima, et palju meil on vabu litsentse. Et kui litsentsid täis saab, siis tuli hakata kogu aeg tuli ennustada, et millal täis saab, et millal tuleb juurde hankida. Siis annan väikse ülevaate, kuidas me siis seda kasutama hakkasime. Me veebruari lõpus tegime siis testid esialgsed, märtsi lõpus saime lõplikult tööle selle ja aprilli alguses tegime taasteteste nii kliendimasinatega, aga me tegime seal ka enda masinatega ka hästi palju vahepeal. Et siin ma tänaks väga Storeware'i, et see pre-sale müük, mis nad tegid, et see oli nagu väga hea, et nad tulid meile kõnesse, nad tegid koodimuudatusi, nad shippisid meile mingi custom versiooni, vaatasid, töötab ja siis tegid endal seal vastavalt testid ära, vaatasid, et kas see on laivi kõlbulik ja siis andsid meile laivi muudatused, pushisid laivi ja siis saime nagu õige versiooni kätte, kus siis vead, mis olid sees, töötasid. Ja siis 17. mai läksime siis vProtectiga ametlikult laivi. Nüüd on kindlasti küsimus, et mis saab siis nendest Trilio varundustest, et Triliost põhimõtteliselt nagu
niimoodi, nagu te olete harjunud, niimoodi taastada nagu ei saa, et kui te läksite sinna OpenStacki Horizonisse, siis sealt sai nagu ise panna masinaid juurde, taastada, varundada. Et praegu on see, kui keegi soovib midagi Trilliost taastada, siis tehke ticket ja siis, aga see protsess ei ole kiire, et selles suhtes ma pean seda hoiatama, et kõik masinad praegu, mis olid Trillios, me tõstsime V-Protecti ringi, ehk siis, aga sealt on siis, taastada saab siis nii kaua, kui oli Trillios policy, et siin pikematel oli 90 päeva, aga enamustel oli 30 päeva. Nii oli mul siin veel midagi. Nii, siis kuna me võtsime uue toote kasutusele, siis oleks juhendid, et kuidas nüüd siis saab edasi tellida, kuidas saab taasteid. Et kui on täitsa uus klient, tahab varundust tellida, siis see on põhimõtteliselt samamoodi või uuele projektile tahab see samamoodi nagu Trillioga oli, et läbi iseteenindusse tellib sealt selle integreeritud pilvevarunduse. Kui masinad juba olemas, siis saab juurde kirjutada, et mis masinaid soovib varundusse lisada ja milliseid poliitikaid nagu rakendada. Kui nüüd soovib olemas olevat masinat lisada, siis teha lihtsalt eraldi ticket. Et me sellega alles töötame, et teha, kuidas seda läbi iseteenindus hakata tegema. Aga siis jah, panen selle südamele, et läbi mõtelda, et mida täpselt varundada ja mis on need reeglid ja poliitikad, et pole mõtet kõike nagu 90 päevaga panna varundama enda, või 90 päevas, et 90 päeva ja varundusi alles, et me ei ole ka kummist, et meil on ka mingid limiidid ja siis suuremate masinate puhul ikkagi mõtelda mingitele klastri lahendustele või kuskile offloadida andmeid S3, et kui masin kukub, et siis me saame masina küll kiiresti taastada, aga et andmed siis saab S3-st omakorda külge võtta. Aga see oleneb, mis kliendil vastavalt see, kui palju ta saab lubada time down'i. Siis kui on vaja teha taastet, siis saab iseteeninduses teenuste kataloogis tellida taaste. Seal on kontaktväljad, et sooviks, et paneks juurde inimese kontakti, kes teab sellest masinast midagi, kes haldab seda infosüsteemi, et siis taaste käib riigipilve tehnilise kontaktiga, et siis me saame kas mingi kõne teha või läbi riigipilve Rocket Chati ära suhelda. Siis see taaste võimalus on suurema tõenäosusega õnnestub. Ja siin on ka hoiatus, et suurematel masinatel on pikemad taastajad. Kui rääkida performance'it, siis siin oli jah see eelmisel slaidil, üle-eelmisel oli see et taaste oli, mis 1 tera oli umbes 3 tundi ja varundus oli sellel 1 terasel masinal umbes 1-2 tundi. Ja siis, kui suurt koormust peale ei olnud, siis 6 terase masina suutsime varundada 6 tunniga, aga nüüd see on kindlasti, kui suurem koormus tuleb peale, et siis need ajad on kindlasti natuke pikemad. Aga me saame vähemalt kiiremini tagasiside, et kui midagi läheb katki, et Trillios võis olla nii. Jah, et tähtis on see, et saada, kui taaste tellime, et siis et see tehniline kontakt, et siis saab kiiremini nagu sünkida. Ja siis oleksid soovitused tellijatele, et meil on küll virtuaalmasina küll varundus, aga see rakendus, mis seal sees on, et selle võiks klient nagu läbi mõtelda, et kuidas seda täpsemalt varundada, et enamustel ongi see rakendus, mis kõige rohkem probleeme võib tekkida, ongi andmebaas. Et mingid väiksemate andmebaasidega on ju saab tampiga lahendatud, see oleneb ka sellest vastavalt, et kui palju andmekadu saab lubada, et tampiga tekib, kuna meil teeb korra ööpäevas, teeb seda varundust, siis tampiga tekib see andmekadu on ju 1 päev ja kui on väga suur andmebaas, siis see tamp on ju teeb seda lihtsalt nii kaua ja tamp paneb ka andmebaasi lukku ja kui näiteks on klastris, siis tampis taaste on ju ei lisa teda klastrisse tagasi, vaid see tuleb käsitsi, kõik on juurde konfid hiljem. Et andmebaasi varundused teha andmebaasi enda vahenditega või siis kasutada kolmanda osapoolte vahendid vastavalt andmebaasi mootoritele, et seal on see online backup, mida andmebaasile teha, millega saab siis andmed varundada kiiremini. Ja siis, kui tampe teha, siis hea oleks võib-olla panna kas üldse teisele masinale kuskile või siis sama masina teisele kettale, et näiteks siis saab teha kõrvale teise masina ja siis võtta lihtsalt selle tampi ketta sealt
küll käis taastada sealt näiteks andmebaasi. Siis edasised tegevused, et lähiajal praegu, kui lähete ise teenindusse, et seal Trilios nägi ka neid raporteid, et põhimõtteliselt need samad raportid on seal alles, nüüd näitab lihtsalt Veeprotectiumi, aga mis nüüd Trilios oli see, et te saite e-mailile varundusraporteid, seda praegu ei ole. Et siin me mõtleme mingit plaani välja, et siis lähiaja plaan olekski varundusraportid e-mailile ja automatiseerida masinate varundusse lisamine, et ehk saab selle sügiseks. Ja tulevik oleks siis see, et saaks klient ka teha ise taasteid. Praegu seal on kahjuks nii palju agasid, mida peab nagu teadma, et ei taha seda praegu kliendile anda. Aga raportid näeb sealt ise teeninduses, sealt näeb ära, mis palju snapshot või palju varundusi on, varunduste kuupäevad, kas see oli success või fail. Ja siis sealt näeb ka ära masinate nimekirja, ehk siis on ülevaade, et mis masinad on varunduses. Minu poolt on siis aitäh ja kas on küsimusi? Jaa. Nii. Palun, Martin. Aitäh sulle, Marvin. Ma saan aru, et sa rääkisid praegu meile EAS-i tasemest, EAS-i varundusest. Kas riigipilvel on ka plaanis baasi osa varundust natuke üle vaadata, midagi sinna leida, et hea näide sulle ka objektsalvestus on ju seal välja toodud, et oleks võimalik näiteks ka enda tellitud objektsalvestus pinnal anda nii-öelda see vastupidavuse märked, et kas ma tahan, et ta on üle mitme saidi või ühes saidis või kui tihedalt teda nii-öelda varundatakse või siis tõstetakse eemale. Et kas ka neid mõtteid on riigipilves? Praegune S3, mis on seda, seal on võimalus teha küll paketid, mis on mõlemas saidis siis olemas. Ma praegu tehniliselt ei tea, kas see meil kuskil välja ka reklaamitud ja kui kaugele selle testimisega on jõutud. Et põhimõtteliselt see võimalus on olemas meie S3-s ja siis meil riigipilves on ja baaside varunduse koha pealt on baaside varunduses tekib see et siis peab olema see agent seal masinas või masinale peab... Ma ei mõtlen baasi, ma mõtlen PAS, Platform as Service. Platvorm, okei. Sorry. Seda ma praegu ei oska kommenteerida, et siin me üritasime lahendada praegu seda vanat probleemi. Aga suured tänud sulle. Nii, kas meil on saalist veel küsimusi? Vahepeal ütlen ära, et online'is ei ole. Päevajuhina natuke hirm, et kas üldse töötab, et keegi online'is võiks vähemalt ühe testküsimuse panna, siis mul oleks süda rahul. Aga saalist... tasus oodata. Marko Külas Datafoxist, et kuidas selliste lahenduste valik teil sünnib? Et praegu oli välja toodud 3 tootjaid, kes sarnaseid lahendusi pakuvad, on 10, et kuidas te otsuseid teete tehnoloogia valikul? Aitäh. No seal on see, et seal esimesi kriteeriumid on see OpenStack, et sellel OpenStackil ei ole väga suurt valikut, et need suurtel tegijatel ei ole OpenStacki tuge lihtsalt, et siis see tõmbab kohe selle ringi väiksemaks. Siis järgmised ongi lihtsalt kas mingid funktsionaalsed nõuded paika panna, et mida meil on vaja ja mis oli vanas oli paha ja hakata võrdlema, aga see testiperiood võtab ka oma aja, nagu te siin nägite, et siin veebruarist aprillini. Et kahjuks praegu on see OpenStacki, see tõmbab selle ringi hästi kiiresti, hästi väikseks, et pole paljude tootjate vahel valida, toodete vahel. Taavi tahab täpsustada. Ma võib-olla täpsustan seda sellega, et siin slaidi peal oli siis veebruarist. Tegelikult me alustasime sellega juba oktoobris. Äkki tahad püstitada? Vabandust. Et tegelikult ma mõtlesin, ma küsin Marvini käest, et mis siis see tegelik siis see aeg oli alates sellest mõttes, kui me otsustasime, et me ei saa Trilioga edasi jätkata. Et tegelikult see oli oktoobris. Oktoobris me saime aru, et me peame hakkama otsima alternatiive. Ehk siis oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, 8 kuud. Ja nagu te nägite, siis ega see arendus ei ole veel lõppenud. Meil on siin sügiseks tahame saada teatud asjad automatiseerida, taaste automatiseerimine lükkub veel edasi.
et nii see on. Ja see tõesti see, mis Marvin mainis, see OpenStack, see võtab kohe selle pildi kokku. Et kui me vaatame ringi, kui palju varundustehnoloogiad on saadaval ja mida meie sellest kasutada saame, siis see pilt on päris julm. Et need tegelikult me ise ütlesime välja, et seal oli 3 oli välja toodud alternatiivi. 4. alternatiiv oligi Trilio ise. Me ei hakanud seda sinna panema. Aga 8 kuud ja mis valikutel või kuidas need valikud sünnivad, kõigepealt siis vaatame ära, et mida me saame kasutada, siis on POC-id, mis on meie jaoks kõige sobivam. Antud hetkel meil tegelikult ju jäigi sellele 1 toode. Meil oleks olnud, esimene valik oli tegelikult meil ju NVU, need backup. Sellega oleks saanud väga lihtsasti minna liikvele, aga see samane Trilio nii-öelda siis selline väikene mütsike seal sees, see tõmbas kohe kriipsud peale. Sest sellest Triliost need hädad hakkasid ja kui me vaatasime, et just see oluline kriitiline komponent ongi see Trilio oma, siis me ei hakanud seda, ütleme, et ei julgenud. Aitäh! Aitäh, Taavi! Kas meil on veel? Ma kõigepealt tänan ka online'is, kes mu üleskutsele vastasid. Ma saan kinnitada, küsimused töötavad, testküsimused tulid, isegi like'id ma näen, et tulid. Aitäh teile! Nii, aga kas meil on veel küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid? Enne paus töötas. Aga kui ei ole, siis aitäh, Marvin! Sulle ka väike